Tere päevast! Oleme tagasi MTÜ SafeLab podcast ja minu nimi on Igor Kardenka ja olen MTÜ SafeLab juhatuse liige ja paralleelselt olen ka politseinik. Pikaajalise staažiga tegelenud nüüd paralleelselt tegelen ka ennetustööga. Ja see podcast ongi sellise eesmärgiga loodud, et rääkida just ühiskonnas toimuvatest aktuaalsetest asjadest, probleemidest ja kindlasti on meil üks suund on digiturvalisus, millest me oleme korduvalt rääkinud juba selles podcastis ja täna on meil jällegi üks väga aktuaalne teema, millest me oleme rääkinud ja räägime veel uuesti. Noored internetis ja täna on meil külas minu väga hea kolleeg, Põhja prefektuuri veebipolitseinik Keter Kamenski ja temaga siis räägime sel teemal täna. Tere, Keter! Ja, tere Igor! Nagu Igor ütles, siis mina olen veebipolitseinik Keter Kamenski ja mina olengi siis spetsialiseerunud noortele ja alaealistele. Ja Eestis siis oleme me kõik noored kuni 29. eluaastani, ehk siis mina tegelen kuni selle piirini siis justkui inimestega. Muidugi see ei tähenda, et minu poole ei või ka kõik teised inimesed pöörduda, aga mina näiteks viibin nendel platvormidel, kus siis suurem osa Eesti noori viibib. Selleks on siis Snapchat ja Discord. Loomulikult nendel platvormidel ei ole ainult noored, aga valdavalt on need siiski Eestis vähemalt kujunenud sellisteks noortevahelise suhtluse variandiks siin, et Facebooki ja Instagrami meil Eesti noorem generatsioon paraku enam nii väga ei kasuta, ehk siis meie peame ka ajaga kaasas käima ja liikuma sinna, kus siis nemad aega veedavad. Ja mina olen siis politseis töötanud alates aastast 2019 jaanuar, ehk siis 2019 alguses kohe tulin politseisse tööle. Üksjagu juba kogemust on. Ja jah, igapäevaselt siis puutun noortega kokku nendel samadel platvormidel. Discordis on mul omaenda server, kus siis mul on ka juba teatav või selline tuntav arv noori, kellega ma saan siis... Kuidas? Päris suur arv on sul. Ja no üle 300 on mul seal Discordis ja Snapchatis on mul see noortevõrgustik siis seal üle 6000 juba, et ma üritan siis iga päevaga järjest rohkemate noorteni jõuda. Ja hästi tore on see, et nii mõnigi noor juba teab mind ja tunneb mind ära ja see tähendab seda, et nad selle võrra julgemini pöörduvad minu poole, mis tegelikult ongi see eesmärk. Aga alustame sellest, et palun siis kirjelda oma tavalist tööpäeva, et sa juba puudutasid just minu küsimustki, et millega sa tegeled, ehk siis, et kui me räägime just noortest, ja sa juba nimetasid need platvormid ehk siis Discord ja Snapchat, aga kirjelda siis sinu tavalist tööpäeva, et mida sa teed, kuidas sa suhtled noortega, et kuidas nad suhtlevad sinuga, kirjutavad, millest nad kirjutavad peamised sellised teemad ja kuidas su see selline suhtlus käib? No, ma ütleks, et üks osa, meil põhimõtteliselt üks osa tööst on rutiinne, teine osa ei ole. Et nagu sa ise ka tead, siis veebipolitsei töös sellist otseselt rutiini tekitada on üsna raske, sest me iga päev puutume väga erinevate asjadega kokku. Aga üks osa siis, mis on rutiinne tõesti, on siis see, kui ma hommikul tööpäev algab, teen arvuti lahti ja siis tutvun kõigi nende snappidega, mis noored siis saadavad. Ehk siis Snapchat on selline keskkond ka lastevanematele võib-olla hea teadmine, et sa saad seal inimestega suhelda. Sisuliselt nagu sõnumite saatmise äpp.
aga seal on nüüd selline erisus, et seal sa saad hästi kergelt saata pilte ja tekste ja 24 tunni jooksul need pildid ja tekstid kaovad ära. Ehk siis, kui keegi saadab sinule snappi, ehk siis see on pilt, kas sinust või millest iganes sa tahad pilti teha, siis kui sa oled selle ära vaadanud ühe korra, siis see pilt kaob ära. Muidugi see ei tähenda seda, et meil ei oleks variante, kuidas see pilt alles jätta, kas siis teise seadmega või mõne programmiga see pilt ära teha. Aga niimoodi algab minu hommik, sest et kuna minu võrgustik on seal üsna suur, siis kogu see info, kõik need snapid, kõik need jutud, mis minuni jõuavad, iga hommik on neid üsna palju. Ja loomulikult seal osas on ka naljategijaid ja kes niisama mulle tere ütlevad, et kõik ei ole tõsised juhtumid. Et kindlasti on osa ka nendest, kes lihtsalt tahavad tere öelda. Et jah, hommikuti tahavad lihtsalt suhelda ja küsivad, et kuidas sul läheb, mis sa teed. Et mõnel noorel ei olegi mure, et nad lihtsalt tahavad politseiga siis kontakti saada ilma, et nad ise oleksid pahandusi teinud ja ma siis ütlen neile tere vastu. Et jah, selline on siis minu startpäevale ja siis olenevalt sellest, mis mulle saadetakse, kuidas need suhtlused lähevad, siis olenevalt sellest siis kujuneb edasi see päev. Aga et nad kirjutavad küll, aga millest nad kirjutavad? Kas sa võib-olla saad natuke teemad avada, et mis need sellised, mitte populaarsemad, põhilised teemad, millest nad kirjutavad just? Või kirjutavad mitte võib-olla noored, võib-olla vanemad kirjutavad, küsivad või siis näiteks kooliõpetajad? Jah, mulle kirjutavad kõik sinu nimetatutest, et muidugi küll lapsevanemad ja õpetajad koolides kirjutavad mulle rohkem meili peale, aga on juhtunud ka lapsevanemaid, kes ise kasutavad Discordi, kes ise kasutavad Snapchati ja nende samade platvormide kaudu nemad ise ka võtavad minuga ühendust. Seal üldiselt on juhtumid sellised, kuidas lapsevanem on mures, et tema alaealine laps on sattunud pahandustesse ja ta siis kirjutab mulle, et kas laps on sattunud siis halba keskkonda, kas lapse käitumine on järsult muutunud või siis on avastanud näiteks lapsetoast mingi kahtlasaine, et mis iganes mure neil on, sellega nad minu poole pöörduvad. Õpetajad põhiliselt kirjutavad mulle siis koolis olevate muredega, ehk siis laste seas levib kas üksteisest piltide tegemine või küberkiusamine ja levib siis juba selliselt, et need noored siis ei saa asju enam omavahel ära lahendada. Ja ka selliselt, et kool kas ei saa või ei oska siis oma kätt sinna vahele panna ka. Aga mis nüüd puudutab noori, siis mul on väga-väga palju erinevaid juhtumeid. Kui ma alustan sellest, et mulle kirjutatakse siis seda, et kuule, et sa oled veebipolitseinik, eks ju, et mul ei ole otseselt mure, aga kas ma võin suga rääkida? Siis ma ütlen, et jah, võid muidugi. Ja siis näiteks oligi üks neiu, kes pöördus minu poole küsimusega, et ta ei julge oma vanematelt küsida, aga mida mina arvan sellest, kui tema läheb õppima kutsekasse? Et mida mina arvan kutsekast. Et näiteks seda on minult küsitud. Minu meelest kutsekas on väga hea mõte. Kui sa tunned, et sa ülikooli ei taha minna, siis kutsekas on loomulikult väga hea mõte. Et ma siis kiitsingi talle seda mõtet, et jah, see on väga hea mõte, et kui vähegi see teema sul huvi pakub, siis mine õppima ja siis ta tänas mind. Lisaks sellele on ka väga tõsiseid juhtumeid, on olnud suitsiidijuhtumeid, kus siis inimene kas ise räägib minule või siis mõni tema sõber kirjutab mulle, et kuule, et natukene kahtlast juttu on see inimene ajanud ja siis näitab mulle paari snappi, mida ta on screenshotinud näiteks.
sellised juhtumid on olnud ja siis loomulikult ka nii-öelda lapsporno juhtumeid, seda Snapis liigub üsna palju. Et Eestis on ju nii-öelda meil karistusseadustik, eks ju, mille järgi siis piltide tegemine ja jagamine kõik on nii-öelda paika pandud. Ja ka selle järgi mina siis hindan, mis see sisu seal on, eks ju, et päris nii mõnigi tõsine juhtum on olnud ja inimesed ise pöörduvad ja siis ka teised annavad mulle teada. Näiteks kui mõni selline tõsisem video levib ringi, ütleme kas siis kellelegi haiget tegemisest või siis mõni nii-öelda lapsporno video, siis mind teavitatakse väga palju. Et tegelikult noored, kes meil Eestis on väga tublid. Nad teavad, kuhu pöörduda selle infoga ja kui midagi sellist internetis levib, siis ma saan ikkagi öelda, et kuskil 100 teadet vähemalt tuleb mulle selle kohta, et vähemalt 100 noort alati teavitavad mind sellest, et selles mõttes see on selline minu jaoks hästi tore märk. Aga jah, nagu sa kuuled, siis neid juhtumeid on väga-väga palju erinevaid. Aga põhiline seal ikkagi on küberkiusamine on number 1, ma ütleks. Just tahtsin küsidagi. Ja. Kuidas selle kiusamisega on? Ja, küberkiusamine on ikkagi number 1. Et sellega pöördutakse minu poole ikkagi kõige rohkem. Ja loomulikult ma räägin sellest teemast hästi palju, ma käin ka mujal sellest teemast hästi palju rääkimas, aga ma näen ka igapäevaselt, kuidas see teema on õhus ja ma ise olen ka seal sees. Et nagu me teame, siis iga inimene, kes on internetis, see inimene siis ütleme nii, et on ka haavatav sellele, et seal statistika ja uuringute kohaselt küberkiusamine hakkab pihta sisuliselt sellest ajast, kui laps läheb kooli. Ehk siis kui praegusel juhul, siis kui laps läheb kooli, siis talle antakse seade kätte ja alates sealt maalt siis võib küberkiusamine pihta hakata. Tema tipp on seal kuskil 13-14 ja siis ta hakkab jälle alla tulema. Ehk siis seal 13-14 on küberkiusamise, ehk siis see, et sind kiusatakse pluss see, et sina oled ise kiusaja, et selle tipp ja siis hakkab alla tulema. Aga päris nulli see kõver ei lähegi. Ehk siis kõik, kes me oleme internetis, kõik me oleme küberkiusamisele haavatavad. Olgu selleks siis mõni 10-aastane mina või mõni 80-aastane. Et kui me oleme internetis ja me oleme oma nägude ja nimedega internetis, siis me oleme sellele haavatavad. Ja see on meeletu probleem tegelikult, mida mina näen. Ja mina saan küberkiusamisega seotud kirju igapäevaselt. Ja selles osas muidugi noored ise kirjutavad mulle kõige rohkem seoses siis kiusamisega. Aga mis sul endal tundub, et kas praegu olukord on kasvutrendis või see on ikkagi natuke langemas just kiusamise teemal ja samas minu teine küsimus on kohe siia, et millised hetkel trendid on? Sa juba ütlesid, et see on küberkiusamine esikohal, aga millised teil trendid on, et milline üldse selline õhkkond, suhtluse õhkkond on nendel platvormidel on, et kuidas noored omavahel suhtlevad, kas ikkagi agressiivselt või siis saad sa niimoodi seda kirjeldada, et kas sõbralikult mitte, et sellist üldist pilti ka ja samas uued trendid võib-olla või probleemsed trendid, et mida just kipuvad tegema noored viimasel ajal? Ma ütleks, et ta läheb tõsisemaks, nii-öelda mitte just kvantitatiivselt, vaid kvalitatiivselt. Ehk siis ma ei ütleks, et ta on aina suurenev selles mõttes, et nii-öelda sisu poolest. Mis on tõusuteel praegu, on näiteks AI-ga teistest piltide tegemine ja see on üsna tõsine teema, sest et tehakse ka nii-öelda teiste nägudega alasti pilte.
et meie noored küll veel nii-öelda ei tea päris täpselt, kas seda tohib teha, kuidas seda tohib teha, mis siis tagajärjed on, kui nad seda teevad. Aga seda tehakse ja aina rohkem. Ja ma ütleksin, et see on üsna tõsine asi, sest et isegi kui seal AI pildi peal ei ole sina oma kehaga, siis sinu pea on seal küljes. Ja selles mõttes, kui seda levitatakse, siis inimesed tunnevad ta ära kui sina, sisuliselt saad sina seal pildi peal, eks ju. Ja see on hästi tõsine teema, eriti nooremate laste puhul. Ja seda tehakse väga palju. Ja meil noorte seas, neil puudub see teadmine, et tegelikult teisest inimesest ei tohi pilti teha ilma tema luba küsimata. Ja lisaks sellele, et seda pilti ei tohi ka jagada ilma tema luba küsimata. See tähendab seda, et selline piltide tegemine, piltide töötlemine AI-ga või ilma, piltide stikerite tegemine, et see on selline küberkiusamise kõrval siis nii-öelda üks on küberkiusamine ja teine on siis piltide tegemine, et see on selline teine väga suur sammas, mis siin kõrval on. Muidugi nad nii-öelda kasvavad üles koos, ehk siis küberkiusamine ja piltide tegemine, nad paralleelselt koos nii-öelda tõusevad, eks ju, trendid. Aga see piltide tegemise teema, selles mõttes ta läheb sedavõrra ohtlikumaks, kuivõrd edasi meie tehnika liigub ja kuivõrd rohkem teadlikud on meie enda noored sellest tehnikast, sest mõned noored on teadlikud, mõned noored ei ole. Aga samas need, kes on teadlikud, nemad saavad seda teadmist siis selle võrra hullemini ära kasutada. Et need on sellised nii-öelda nagu kaks tahku siin juures. Et küberkiusamise puhul need juhtumid, mis selles mõttes on tõsised, lähevad aina tõsisemaks, aga samas vastukaaluks on seal jällegi seda, et mulle kirjutatakse, et lihtsalt, et ta ütles mulle loll ja ta kiusab mind. Mis võib-olla selle inimese puhul tema jaoks ongi see kiusamine, aga lihtsalt see, kui keegi ütleb sulle, et sa oled midagi, et see sellises kontekstis ta ei liigitu otseselt küberkiusamise alla, kui keegi sulle nii-öelda ühe korra lihtsalt seda mööda minnes ütleb, eks ju, et küberkiusamine kui selline ikkagi peaks olema natuke rohkem selline protsess. Jah, et täitsa nõus olen, et see tehisintellekti AI kasutamine ehk on meie töö natuke raskemaks muutunud ja samas on ka lihtsamaks, meie kasutame ka. Ja ehk siis, aga jah, sa ütlesid, et nad kasvavad paralleelselt, kindlasti see on, peaks ütlema, et see on ka üks kiusamise osa, ehk siis need pilti kasutatakse kiusamiseks. Aga kuidas üldine selline õhkkond, ma jälle kordangi seda, et kuidas noored viimasel ajal on, et kas on ikkagi, on sellist trendi ka, et on parem hakkasid suhtlema või halvemini, et kuidas see suhtlemine käib, agressiivne või mitte, sõbralik. Saan aru, et sinuga nad kindlasti on sõbralikud, kui nad tahavad nõu küsida või abi paluvad, aga omavahel sa ju jälgid ka neid kindlasti chatte ja kuidas üldine trend on? Noored on muutunud agressiivsemaks, seda ma näen ise ka. Mis nüüd selline komme, mida näiteks Snapchatis tehakse, on see, et tehakse siis erinevad suhtlusgrupid, kuhu lisatakse 100 noori kokku. Et sisuliselt kõik, kes sul sõbralistis on, sa kõik need inimesed lisad siis ühte sellisesse vestluskanalisse kokku. Ja tihtilugu neid tehakse sellise eesmärgiga, et kedagi kas sõimama hakata või siis, et oleks pealtnägijaid sellele, kuidas kedagi kiusatakse. Tihtilugu mind lisatakse ka nendesse gruppidesse, aga kui nad avastavad, et mina olen seal grupis, siis mind kiiresti kas visatakse välja või siis nii-öelda, kui mina hakkan pilti tegema sellest, et kes on seal grupi osalised, siis nad ehmatavad ära ja blokeerivad mind ära. Aga jah, selline asi on küll, et
sellised grupid nii-öelda tehakse, inimesed teevad seda väga-väga palju, eriti siin Harjumaal tehakse seda noorte seas ja noored on muutunud rohkem agressiivseks. Nad ütlevad väga palju kergemini minu hinnangul välja selliseid negatiivseid asju. Levib millegipärast kuidagi selline kindel teadmine, et internet on anonüümne ja internetis ma võin öelda, mida ma tahan. Kuigi ta nii ei ole, täielikku anonüümsust meil ei saa internetis olla, eks ju. Aga noored ei oska seda ära seostada sellega, et kui ma kuskil siin nüüd oma kasutaja nime ära muudan, siis keegi ei saa teada, kes ma olen ja ma võin öelda, mida ma tahan. Et nendeni ei ole nii väga veel see teadmine jõudnud, et tegelikult sa vastutad selle eest, mida sa teed ja tegelikult noor ise vastutab ka selle eest, mida ta siis internetis välja ütleb. Ja selle võrra julgemini nad siis ütlevad asju välja ja selle võrra julgemini nad ka kiusavad teisi. Et see on selline üks fenomen, mis tekkinud on ka niimoodi, et kiusatakse grupiviisiliselt anonüümselt kedagi. Et inimene ei saagi teada, kes teda kiusab, aga on siis mitu kasutaja nime siis, kes ei paljasta, kes ta on, ei ütle sellele kiusatavale siis, kes ta on, aga siis niimoodi grupiviisiliselt justkui täiesti võõras inimene kiusab kedagi. Et loomulikult need on tehtud libakontod, eks ju, aga kui sinna taha vaadata, siis tegelikult ju saaks teada, kes see inimene on. Aga noored kuidagi on hästi veendunud selles anonüümsuses ja nad on selle võrra ka agressiivsemad siis kohe. Jah, täitsa nõus. Ka minul olid sellised juhtumid jõudnud. Ja sa juba hakkasidki rääkima ka minu järgmises küsimus, et ehk siis milline vastutus, ehk siis sa juba hakkasid rääkima ka, et ehk siis selle sama nende paljade piltide ehk siis lapsporno ja sarnaste sisu loomine on karistatav. Karistusseadustikus on meil eraldi paragrahv olemas selleks ja noored peavad ka sellest teadma, et isegi AI-ga tehtud sellise sisuga pildid, videod on karistatav tegu. Ehk siis kindlasti seda peab kogu aeg rõhutama ja seda me teemegi praegu sinuga. Ja, seda me igapäevaselt teemegi. Ja, aga noored kuidagi kas nad ei aktsepteeri seda teadmist või nad ei võta vastu seda teadmist, aga nende jaoks see AI-ga loodud pilt ei ole nende jaoks pilt. See liigub justkui sinna meemi kategooriasse. Et kui ma ju teen millestki meemi, siis ta on naljakas, ta ei ole otseselt pilt. Ja samamoodi on noorte jaoks see AI-ga tehtud pilt, et ta ei ole noorte jaoks otseselt pilt. Nad ei kohtle seda kui pilti, nad kohtlevad seda kui meemi, kuigi tegelikult, kui sa teed kellestki erootilise või pornograafilise sisuga pildi, eks ju, siis ta tegelikult läheb karistusseadustiku alla. Ja isegi, kui ta on AI-ga tehtud, siis ta ka ju tegelikult liigitub sinna, aga noortel kuidagi puudub see seos oma vahel. Nende jaoks ei ole see pilt. Aga me sellepärast arutlemegi sinuga praegu sellest ja loodan, et see video ka jõuab noorteni ja võib-olla mõni hakkabki teise pilguga vaatama ja siis ka vastavalt tegutsema. Aga minu järgmine küsimus on sellest, et vaata, et me räägime praegu nendest, kes küsivad abi, aga samas äkki räägiks ka nendest, kes on sõbrad, ehk siis tunnistajad, pealtvaatajad, ehk need samad, kes on lihtsalt juhuslikult on siis sattunud sinna gruppi, nagu sa kirjeldasid, et siis kes on osalised selle või siis pealtvaatajad, et kuidas sa siis võib-olla mitte kirjeldaks, aga annaks soovituse, nõu
või siis kuidas need inimesed peavad, noored peavad siis käituma, kui nad näevad, kuulavad ja kuidagi siis võib-olla isegi jäädvustavad seda olukorda, et mida nad peavad tegema siis, et ja kuhu pöörduma? Noh, kindlasti sinule, aga mida nad peavad tegema, kui nad midagi avastavad? Aga kus nad ise ei osale? Jah, siin on nüüd see, et tegelikult kui me oleme kiusamise situatsioonis, siis ei saa olla sellist asja, et sa selles ei osale. Et selles situatsioonis ei saa olla seda, et sa jääd neutraalseks ja sa ei vali pooli. Sest et kui sa juba ütled, et ma olen neutraalne ja ma pooli ei vali, siis tegelikult sa juba oled valinud kiusaja poole. Sest et tegelikkuses sellises olukorras see, kui sina välja ei räägi või kui sina seda ohvri nii-öelda halb on öelda poolele ei astu, aga kui sa ohvri eest siis ei räägi ka, tema eest välja ei astu, siis sa juba tegelikult oled kiusaja justkui poolele astunud. Toetad sa varjad? Ja, just, et see ainus, kellele see kaasa aitab, on siis kiusaja. Et tegelikult ohvrit aitab see, kui meie kas ütleme kellelegi, me ei pea ütlema kiusajale, et kuule, sina lõpeta ära, sest sellega võime me loomulikult end panna situatsiooni, kus siis meie ise satume siis kiusatavaks. Ja me ise ei taha ju endale seda negatiivset tähelepanu tõmmata. Küll aga on võimalik siis rääkida sellest usaldusväärse täiskasvanuga või kas või kirjutada veebipolitseinikule sellest, rääkida oma vanematega, kooliõpetajatega, kellega iganes, et sa ei pea sekkuma otseselt sellesse olukorda, aga ära jäta ka ütlemata, sest et ohver ei julgegi kellelegi rääkida sellest olukorrast või siis ta näiteks tunneb häbi, et ta on sattunud sellesse olukorda. See tähendab seda, et kui me oleme pealtvaatajad, siis me tegelikult võiksime ikkagi kellelegi sellest rääkida, sest isegi kui me situatsiooni keskele ennast ei pane, siis me võiksime teavitada, et siis keegi teine saaks tulla sekkuma, ehk siis keegi teine täiskasvanud isik saaks tulla sekkuma sinna situatsiooni. Sest et nagu ma ütlesin, kiusamise situatsioonis ei ole sellist asja nagu neutraalsus, et neutraalsus aitab ainult kiusajat. Ja kui meil on selline situatsioon, et ütleme, et on käimas siis küberkiusamine, kuidas inimesed saavad ennast aidata või siis enda juhtumile sellist materjali tekitada, ongi see, et sa salvestad kõik asjad ära, mida sulle räägitakse, mida sulle saadetakse. Seda saab tegelikult üsna kergelt screenshotidega teha. Snapchatis küll on selline asi, et kui sa teed screenshoti, siis saadab sellele teisele osapoolele selle teate, et screenshot on tehtud. Ehk siis Snapchatis ei saa nii-öelda screenshoti teha kergelt. Küll aga on sul võimalus näiteks teise seadmega teha. Või siis, kui sind ei huvita see, et teine saab teada, niikuinii tema kiusab sind, eks ju, siis sina teed sellest screenshoti. Et need võimalused on olemas, kogu endale kõik see materjal kokku ja kindlasti tee nende kiusajate kontodest endale ka pildid, sest et kui sul on see konto nimi seal, seda nime sa saad iga kell muuta. Ehk siis selle konto nimega me ei saa otseselt midagi teha, meil on vaja seda kasutaja nime. Kasutaja nimi nüüd on see, mida muuta ei saa. Samamoodi nagu mul Snapchatis ja Discordis on veebikas ketter, eks ju. Et enda nime või tiitlit seal ma saan muuta, mis iganes, kas veebipolitseinik või lihtsalt Keter Kamenski, seda ma saan muuta. Aga oma kasutaja nime, milleks on veebikas ketter, seda ma nüüd ei saa enam muuta, sest see on minu see kasutaja nimi. Ehk siis olekski vaja kontost ka pilti teha. Kogud kõik need materjalid endale kokku ja kindlasti on hästi oluline, et sa säilitad need materjalid endale kuskile. Ehk siis ütleme, kui ühe seadmega midagi juhtub, siis näiteks paned iCloudi peale või kuskile muu pilveteenuse peale, et paned need üles kuskile serverisse, kus need alles jäävad sulle ilusti, et ütleme, kui telefoniga midagi juhtub, siis on sul need ikkagi need asjad alles. Ja isegi kui kohe nendega midagi ei tehta, ei juhtu, siis sul on tuleviku tarbeks, sul on ikkagi olemas see materjal, kuidas sind on kiusatud.
jah, sa juba hakkasidki rääkima nendest just tõendusmaterjalidest, et millest ma tahtsingi küsida järgmisena. Et jah, et sa kirjeldasid õigesti kõik see, mida ma tahtsingi küsida, et kõikvõimalikud materjalid, screenshotid, kirjavahetused, pildid, ka kiusamise, vahet ei ole, mis kiusamise formaat see on, video, pilt ja vahetult tekst või midagi muud. Et ehk siis kõik seda koguda ja jäädvustada ja siis sinule saata või siis meie kolleegidele ja siis meie siis edasi juba otsustame, mida sellega teha, aga äkki sa kirjeldad natuke lahti ka selle protsessi, et mis siis edasi saab, et noh, et inimene, noor, võib-olla, kes kogub selle paketi kokku, saadab sulle, et mis politsei sellest teeb selle paketiga ehk siis nende asjadega. Millised variandid, millised võimalused on, et ja mina räägin siin nüüd ainult alaealiste kontekstis, et kui alaealine on sattunud küberkiusamise ohvriks. Sest kui me räägime nüüd täiskasvanute puhul, siis täiskasvanute puhul ta liigub rohkem sellise laimamise kategooriasse, mis on siis tsiviilasi. Aga ütleme, kui meil on nüüd alaealised isikud, siis nad koguvad selle materjali kokku ja näiteks nad näitavad minule. Et mul on juhtumeid, kus noored praeguseks juba, no, kui nad vähegi on kuulanud ja vaadanud seda, mida ma räägin, siis aina rohkem on hakanudki seda tulema, et noored saadavadki mulle sellise pundi screenshot'e, et siis ma ise näen ära, millega tegu on. Osade juhtumite puhul läheb ta lausa menetluseks. Ütleme, kui on näiteks olukord muutunud ahistavaks jälitamiseks. See nüüd tähendab seda, et kui sa kellelegi oled öelnud, et palun ära minuga rohkem kontakteeru, ma ei soovi sinuga rääkida. Aga vaatamata sellele, siis jätkatakse kontode tegemist, pärast blokeerimist, helistamist, kirjutamist, sõimamist. Et kui jätkatakse sellise tegevusega, siis see liigub juba nii-öelda menetlustalitusele. Ehk siis see liigub edasi meie menetlusosakonda siis. Et ma kogun selle pundi kokku. Ütleme, kui nüüd mulle saadetakse materjal, kus on näiteks video, kus on näha, et olukord on liikunud kübermaailmast üle füüsiliseks. Ehk siis, kui mul on materjal, kus ma näen, et on toimunud ka füüsiline rünnak, sellisel juhul ta liigub jällegi edasi meie menetlusosakonda, eks ju. Ja ütleme, kui on selline olukord, kus on olnud konflikt inimeste vahel, ma näen ära seda, et keegi ütleb talle halvasti, keegi ütleb talle halvasti. Võib-olla on situatsioon, kus 17-aastane ütleb 10-aastasele halvasti, eks ju. Tegelikult alaealised on nad mõlemad, aga oma arengutasemelt on nad tegelikult väga erinevad. Ehk siis kuigi nad lähevad selle nii-öelda alaealise tiitli alla, siis tegelikult nad on väga erinevates eluetappides olevad inimesed ikkagi. Ja sellisel juhul kontakteerun, need on kõik päriselu juhtumid, mis mul on olnud, ja sellisel juhul kontakteerun ma näiteks piirkonnapolitseiga ja arutan nendega edasi selles osas, et mida nende inimestega saab teha. Et kas mina näiteks suhtlen nendega veebiteel edasi või siis piirkonnapolitseinik näiteks võtab nendega ühendust ja sealt kaudu siis suhtleb nendega edasi. Et mina siis vastavalt sellele, mis juhtum on, mina siis hindan selle juhtumi ära ja annan selle edasi sinna osakonda, kus seda vaja on. Võib-olla mõne juhtumi puhul on see, et mulle kirjutatakse, et mind kiusab täisealine mees. Ütleme, et ma olen 12-aastane tüdruk ja mind kiusab 25-aastane mees, kes siis sellise kiusamise sisse paneb siis mingeid enda pilte näiteks. Ja sellisel juhul ma saadan ta edasi jällegi meie seksuaalkuritegude osakonda. Et olenevalt sellest, mis sisu see on, olenevalt sellest ma siis tegelen sellega. Kas siis mõnel juhul ma suhtlen ise, mõnel juhul ma näiteks kas võtan selle inimesega ise ühendust, et uurida, et miks selline situatsioon on tekkinud ja kas nii-öelda
ühesõnaga mängin seda konfliktivahendaja rolli siis. Aga enamus juhtude puhul ma ikkagi vastavalt sisule siis kas suunan selle edasi või siis, kui on tegemist täiskasvanud isikutega, siis ta tegelikult liigub sinna tsiviilasja raamesse. Aga isegi kui ta liigub tsiviilasjaks, siis ma enne seda ikkagi üritan aru saada, et kas siin on praegu tegemist konfliktiga, mida annaks lahendada, et kas inimesed omavahel on valmis sellest rääkima, valmis seda lahendama, et kui ei ole, siis paraku mina täiskasvanud inimeste puhul ei saa midagi edasi teha, sest see on sisuliselt ikkagi tsiviilasi. Et nii palju, kui ma saan, ma võin nõustada, aga jah, täiskasvanud isikute puhul siis. Jah, et miks ma küsisin, et see on ju, ma arvan, kõige tavalisem küsimus, et just, mis noored võivad küsida, et aga me saadame, aga midagi ei tehta. Et milleks me saadame, kui midagi ei ole, et sama inimene istubki seal edasi ja kiusab teisi ja kirjutab ja nii edasi. Et milleks me siis saadame. Et jah, et täitsa olen nõus sinuga see, et vahet ei ole, mis infot me saame, me kindlasti talletame seda ja siis üritame midagi sellest ikkagi teha, et niisama see kuskile sahtlisse ei lähe. Ja et ma olen ka sel teemal arutlenud ka Anna-Liisaga ja mäletan, et me arutasime seda ka, et noortele eriti just peaks selline teadmine olema, et kui politsei tunneb huvi nende vastu, siis vahet ei ole, mis küsimuses, et kui ta on probleemne noor, siis kindlasti see info, et isegi kui menetluseni see asi ei jõua, et kindlasti see mõjutab seda noore tulevikku. Et kõik see info, mis ta noorest peast teeb, kogutakse tema kohta, ehk siis kui ta on pahategelane, ütlen nii, et ehk siis see info kogutakse ja siis see ei ole tema tuleviku suhtes positiivne selline kogemus, et ma ütleks nii, et sest kindlasti see pärast mängib rolli näiteks tööl asumisel, näiteks riigiasutustel. Kindlasti mitte isegi riigiasutustel, vaid isegi tavalised tööandjad teevad päringut oma töötajate suhtes enne, kui nad värbavad kedagi tööle. Ja see on täitsa legaalne ja võimalik seda teha ja paljud kasutavad seda võimalust, et kontrollivad, kas inimene on midagi sooritanud oma elu jooksul, kas ta on siis karistatud või mitte ja mis paragrahvidel ja kas see karistus on juba kustunud või mitte. Ehk siis selline taust, mõtleks, mis inimene kogub oma elu jooksul ja eriti kui noored just lähevad õppima, tahavad kindlasti head töökohta leida. Kõik see mõjutab tulevikku ja tuleviku valikuid ka. Et see on kindlasti oluline teema ja ma tahtsin lihtsalt korrata seda, ma olen selles mõttes täitsa nõus sinuga ja kõik need nii-öelda toime pandud teod, need kõik kindlasti hakkavad mõjutama. Et me ju räägime siin sellest, et Eestis nii-öelda süüvõime piir on alates 14. eluaastast, eks ju. Ehk siis olenevalt sellest teost, mis sa toime paned, on sind võimalik nii-öelda kohelda kui täieõiguslikku menetlusalust, ehk siis nii-öelda täisealist isikut, eks ju. Olenevalt siis muidugi nüüd teost, mis sa toime paned. See tähendab siis seda ka, et alates sellest, kui sa saad 14, et siis sa tegelikult ka vastutad oma tegude eest selles mõttes, mis sa teed. Küll aga ütleme see, et kui sa oled sattunud olukorda, kus sa ise oled küberkiusaja, siis ei tähenda, et noor ei saaks oma käitumises nii-öelda õppida. Kindlasti nad saavad õppida ja kindlasti nad õpivadki, aga paraku noorte puhul on see, et see teadmine jõuab niivõrd palju hiljem kohale, et
selleks hetkeks võib-olla, kui neil see teadmine on kohale jõudnud, siis selleks hetkeks võib-olla need toime pandud teod on juba kogunenud niivõrd suureks palliks, et see hakkabki nende elu nii-öelda mõjutama. Et paraku noored väga ei mõtle selle peale ja kahjuks nad ei mõtle ka selle peale, et kõik, mis me interneti üles paneme, jääb sinna. Ehk siis ka see, et ma saadan kellelegi enda snappi ja see kaob ära, kõik on hästi. Ei, tegelikult ei ole hästi. Tegelikult serverid ikkagi talletavad need asjad, mis sa saadad teistele ja alati on võimalus teistel siis sinu materjalidest ka nii-öelda pilti teha. Et tegelikult nagu ka see, et sa ei ole internetis anonüümne, siis ka see, et sinul on oma digitaalne jalajälg. Ehk siis kõik, mis sa teed internetis, kõik sa jätab jälje maha, absoluutselt kõik. Kõik, mis sa ütled, kõik, mis sa teed ja see tähendab ka seda, et tuleviku tööandja näeb seda kõike. Et kui ta on vähegi ütleme tehnikahuviline või otsingumootorites osav inimene, siis ta leiab sinu kohta kõik need asjad üles. Et kõik, mis sa internetis teed, noored peaksid mõtlema ka selle peale, et kas sa tahad, et näiteks sinu vanemad või pereliikmed, tulevased elukaaslased, tulevased nii-öelda tööandjad, kas nad kõik tahad, et nad näeksid seda. No tihtilugu ei taha, eks ju. Et meie õnneks kasvasime üles selles generatsioonis, kelle iga samm ei saanud talletatud internetis, et meil oli selle võrra kergem, et meie ei pidanud selle peale mõtlema. Kahjuks tänapäeva noored peavad selle peale mõtlema, aga no millegipärast nad ei taha selle peale väga mõelda. Jah, täpselt sa väga hästi täiendasid seda, et ma rääkisin just ametlikest asjadest, mis jõuavad politseile, aga ehk siis kõik oskavad ju meil tänapäeval hästi guugeldada ja siis kõik need asjad, mis ei ole politseis jõudnud, samuti võib täiesti kätte saada. Ehk siis täitsa nõus sinuga, et ka sellist varianti kasutavad inimesed, isegi kui nad lihtsalt võtavad kedagi tööle või siis lihtsalt saavad tuttavaks kellegagi ja juba teevad väikest sellist taustakontrolli ja otsivad internetis kõik, mis nad leiavad selle inimese kohta. Ja et tõesti, see on väga aktuaalne. Aga küsiks, et võib-olla lõpupoole mõni juhtum, et on sul midagi viimastest juhtumitest rääkida, et mis nagu lihtsalt sulle silma jäi või kuidagi meelde jäänud, et just sinu pöördumistest, mis on välja tulnud ja mis on nagu juhtumiks ja millise lahenduseni jõudnud ka? No mul siin paar nädalat tagasi just oli üks suitsiidijuhtum. Et kus minuga siis, kui me tegime siis Lääne-Harju veebipolitseinik Grete Kelliga tegime seda sotsiaalmeedia vahetuse päeva, ehk siis, et Grete Kelli oli siis minu Snapchatis. See meeldis väga noortele, aga selle kaudu siis ma nägin, et üks noor siis kirjutas mulle ka, et temal on olnud negatiivsed mõtted ja tema siis nii-öelda on nii-öelda kaalunud siis sellist varianti, et mis kaldub sinna suitsiidsusele. Ja ta siis rääkiski, et tunneb ennast halvasti ja niimoodi ja selline tekst oli, mis minul pani kohe sellised nii-öelda punased lipukesed tööle, häirekellad tööle. Ja siis, nagu me teame, igal sotsiaalmeedia platvormil on ka enda see law enforcement, ehk siis enda justkui politseiosakond olemas igal platvormil. Ja meie siis saame nende platvormide law enforcement osakondade poole pöörduda. Et kuna mina olen juba ennast identifitseerinud nendele, ehk siis, et nad teavad, et mina olen päris politseiametnik. Ja kui mina teen neile sellise asja nagu emergency request, ehk siis kui ma näen, et kellegi elu või tervis on ohus, siis ma saadan neile kirja, et palun andke mulle infot selle konto kohta, sest tema elu ja tervis pruugib olla ohus. Ma tegin seda ja nad vastasid mulle alla poole tunni. Ehk siis ma sain sisuliselt 15-20 minutiga sain kogu info kätte ja siis sealt kaudu saime selle noorega kontakti.
mina edastasin selle info omakorda meie korrapidajaga, kes siis saatis patrulli välja seda noort kontrollima. Ühesõnaga olukord sai kontrollitud, noor sai kontrollitud ja sai ka tema vanematega suheldud ja siis sai sealt edasi nii-öelda edasine tugiteenus siis talle, et psühholoogiline nõustamine või sotsiaalne pool, et kuidas, mida tal vaja oli. Et sihuke olukord oli, mis mul oli just siin paar nädalat tagasi. Et need on sellised nii-öelda tõsisemad juhtumid võib-olla, et ja siinkohal võtan pildi ja mikrofoni üle, sest vahel juhtub nii, et tehnika, internetiühendus veavad alt. Nii kahjuks kord juhtus. Ühendus Ketteriga katkes ning podcasti viimased 4 minutit kahjuks ei salvestanud. Pole hullu, tegijatel juhtub. Ja lõpus me leppisime Ketteriga kokku, et järgmise podcasti teeme just ainult juhtumite põhjal. Ehk siis räägime päriselt toimunud juhtumitest ja sellest, kuidas need on lõppenud. Et tundub põnev. Ja tänan Ketterit veel kord osalemast ning kindlasti jälgige teda Discordis ja Snapchatis. Kõik vajalikud lingid me paneme video alla. Ja siis jälgige kindlasti ka MTÜ SafeLab Facebookis, YouTube kanalit ka jälgige. Nagu alati pange like, subscribe ehk siis jälgige meid, ehk siis tellige meie kanalit ja kohtumiseni järgmises episoodis.